Suur tänu, meil oli juba hea koosolek. Otsustame teha hommikusööki. See polnud plaanis, aga teeme selle spontaanselt, sest meil on koos suurepärane keemia. Iraagi peaminister on olnud uskumatult hea. Ta võitis valimised, mille puhul paljud ei oodanud, et keegi teine võiks võita peale selle teise inimese, kes minu arvates polnud hea inimene. Ta polnud hea Ameerikale, ma ei usu, et ta oli hea ka Iraagile. Ja ma mängisin selles rolli. Ma mõtlen, minu jaoks oli väga oluline, et keegi võtaks selle ameti üle, kes suudaks tööd teha ja teeks seda hästi. Ja nüüd on meil suurepärane võitja, uus võitja ja ta võitis valimised väga selgelt, väga veenvalt ja ta polnud soosik. Aga kui inimesed teda tundma õppisid, siis ta lõpuks võitis ja ta jääb sinna kauaks ajaks. Ma tahan lihtsalt öelda, et on suur au, et Iraagi peaminister on siin. Meiega koos olles on ta olnud suur võitleja ja Ameerika suur austaja. Räägime sellest sinuga veidi. Aga neil on tohutud naftavarud, neil on tohutu rikkuse potentsiaal ja neil on juba praegu tohutu rikkus, mitte ainult potentsiaal. Aga ta on lühikese ajaga palju ära teinud, ta on seda riiki nii palju muutnud, eriti selles osas, kuidas nad Ameerika Ühendriikidesse suhtuvad ja meil on partnerlussuhted. Chris ütles just, et meil on tohutud naftapartnerlused, mis on viimasel ajal ootamatult tekkinud ja ma arvan, et te kuulutate need välja sel või järgmisel nädalal. Aga need on tohutud partnerlused, ühed suurimatest. Nad on selle lühikese ajaga tõesti fantastilist tööd teinud, tõeliselt lühikese ajaga. Aga neil on suurepärane juht, uus peaminister, ta on suurepärane juht. Ma arvan, et ta jääb ametisse kauaks ja on suurepärane, et ta on Valges Majas. Suur aitäh! Aitäh! Ta on noor mees. Ta on noor ja kena, mis mulle ei meeldi. Ma ei ole sellega rahul. Suur aitäh kõige eest! Tänan teie Excellency president Donald Trumpi sooja vastuvõtu eest ja see on minu esimene visiit. See on minu esimene visiit Ameerika Ühendriikidesse. See visiit ei olnud lihtsalt mööduv külaskäik, vaid visiit majanduspartnerluse väljakuulutamiseks. Rääkisin sellest tema Excellency president Donald Trumpiga. 32. septembril lahkuvad Ameerika väed ja Ameerika ettevõtted tulevad asemele. Alati on just majanduspartnerlus, mitte sõjaline koostöö, see, mis loob sotsiaalseid suhteid. Saadan oma tervitused. Tulen maailma vanimast tsivilisatsioonist, maailma suurimasse majandus- ja tehnoloogiakeskusesse. Kordan oma tänu tema Excellentsile president Donald Trumpile sooja vastuvõtu eest. Suurepärane. Suur tänu. Palun võite jätkata. Tere hommikust! Minu nimi on Saad Al-Khattab ja ma olen ÜRO president. Ma olen olnud kaitseväes väga pikka aega. Sõjaline tegevus Iraani vastu on strateegia, et tuua nad tagasi läbirääkimiste laua taha või on see selleks, et neid murda? Siis režiim loomulikult. Lõpuks kukub. Me arvame, et meil ei ole enam sõjaväge sinna vaja. See on väga suur operatsioon. Nüüd teevad kõik naftafirmad koostööd Iraagiga ja neil läheb väga hästi. Suhe on suurepärane, väga hea suhe, ilma et sõjaväge vaja oleks. Me oleme seal, et neid aidata, me oleme seal, et neid kaitsta, kui vaja. Aga me ei arva, et see oleks vajalik. Ja nende peamine, mina pean neid vastaseks, nemad võib-olla peaksid neid sõbraks, aga mina pean neid vastaseks, see oli Iraan, mis oli Iraagile suur koorem. Sest nemad olid Lähis-Ida jõmmid, nagu sa tead, ja me just rääkisime sellest. Aga neil ei ole enam seda probleemi, sest Iraan on väga destabiliseeritud ja nende sõjaline jõud on tegelikult vaid väike osa sellest, mis see oli vaid 4 kuud tagasi. Nii et neil ei ole enam seda probleemi. Ma arvan, et see andis neile osaliselt vabaduse teha, mida vaja ja see on üks põhjusi, miks meie naftafirmad lähevad sinna enneolematul määral. Suur tänu küsimuse eest, aitäh teie küsimuse eest. Alustuseks on olemas valitsuse programm. Eesmärk on jätta relvad ainult riigi kätte. Ja see on põhipunkt, mille kohta on tehtud otsus, mis ei ole valiku võimalus. Suur hulk relvi on juba erinevate kuritegelike rühmituste poolt üle antud.
kes annab relvad ära ja muutub poliitiliseks ning tsiviilorganisatsiooniks, saab meie koostöö osaliseks. Alates 30. septembrist ei ole enam vajadust rühmituste olemasoluks, sest nende püsimiseks puudub edaspidi õigustus. Selle aasta lõpus kuulutame välja rahvusliku suveräänsuse konverentsi. Iraagi üle otsustavad iraaklased ja meie jõud on täielikult võimelised territooriumi kaitsma. Pärast 30. septembrit ei luba me seadusevastaseid relvi. Aitäh, president Trump! Kas te saatsite selgitada oma meelemuutust seoses 20% maksu kehtestamisega Hormuzi väinas? Kuidas te jõudsite selle otsuseni, mille te just välja kuulutasite? Kui ma sellest eile rääkisin, mainisin, et oleme seda teinud juba aastaid. Ja ma pole kunagi arvanud, et on õiglane kaitsta väina ilma sellest olukorrast mingit tegeliku kasu saamata. Meil ei ole naftat üldse vaja. Ja see polnud meie jaoks oluline, aga see oli oluline meie liitlastele, see oli oluline inimestele, kellega me väga hästi läbi saame, sealhulgas peamised Pärsia lahe riigid. Nii et ma rääkisin sellest eile, arvan, et see oli hea, sain kõnesid mitmetelt inimestelt erinevatest riikidest, kuningatelt, emirid ja kõik need inimesed, keda me kõik tunneme ja hindame. Ja nemad on tegelikult olnud väga tugevad partnerid ja nad ütlesid, me tahaksime seda teha teistmoodi. Me tahaksime investeerida Ameerika Ühendriikidesse miljardeid ja miljardeid dollareid ning jätkata rekordite purustamist, sest sellist aega pole Ameerika Ühendriikides kunagi olnud. Tehased, tööstused, kõik muu. Ja me tahaksime tohutult investeerida Ameerika Ühendriikidesse selle asemel, et võtta tasu. Ja mulle see tegelikult meeldib, sest ma ei arva, et kellelgi peaks olema õigus tasu võtta. Olgu see siis selle väina või ühegi muu väina puhul mujal maailmas. Ma ei arva, et keegi peaks tegelikult sellises positsioonis olema. Aga me tegime seda kui hüvitist. Laheäärsed riigid investeerivad tohutu summa raha Ameerika Ühendriikidesse. Ja see oli minu jaoks väga rahulduspakkuv. Ma arvan, et tegelikult on see palju parem. Kui ma tohin ta küsida. Kas teate, miks FBI uurib senaator Grahami surma? Kas olete kuulnud, miks nad tema majas olid? Kuulan. Aitäh. Ma ei tea, miks. Ma arvan, et tal oli probleem. Tema isal oli sarnane probleem, nagu te teate. See on ainulaadne asi. Alguses kuulsin, et räägiti ummistunud arteritest, sest tal tõesti olid arterid ummistunud. Tal oli sellega probleeme. Ma soovin, et ta oleks enda ees paremini hoolitsenud. Ma ütlen, seda probleemi saab lahendada. Aga see, mis tegelikult juhtus, oli midagi, mida oli väga raske avastada. See ei olnud seotud ühegi ummistusega. See oli täiesti teine asi. Ja väidetavalt ma vaatasin läbi kõik meditsiinilised aruanded, mis mul olid. Valge Maja arstid tulid ja selgitasid, mis juhtus. Ja see on midagi, mis on peaaegu tuvastamatu. Ja kui see juhtub, ei ole eriti midagi, mida selle vastu teha saaks. See tundub kahetsusväärne, aga eriti midagi teha ei saa. Kui vaadata tema isa, siis ta suri sama asja tõttu, enam-vähem samas vanuses. Nii et eriti midagi polnud teha. Öeldakse, et see on peaaegu tuvastamatu. Seda võib märgata siis, kui sul on väga tugev seljavalu. See on märk, see on halb märk. Nii et kui kellelgi on seljavalu, on seda tõesti raske ette kujutada. Aga fakt on see, et see on üks peamisi märke. Ta ütles, et tal olid seljaprobleemid. Aga keegi ei osanud arvata, et see oli selle pärast. Ja kui see rebeneb, nagu juhtus, rebenes, siis pole suurt midagi teha. Ma ei näe selles palju pahatahtlikkust. Ma tean, et liiguvad vandenõuteooriad ja ma ei usu, et FBI seda teeb. Ma arvan, et FBI raiskab aega. On või? Ainult härra. Eelmise küsimuse kohta see Hormuzi väina idee teie jaoks enam ei eksisteeri. See kõik on täielikult läbi. Aitäh. Ei, ma just ütlesin sulle. Sul on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Bahrein ja peamiselt Aitsab ning siis teised. Nendega ma rääkisin kõigiga neist ja nad tahaksid väga investeerida rohkem raha Ameerika Ühendriikidesse, rekordilistes kogustes. Ja see oleks väga vastuvõetav. Ja nii ei ole mingit tasu. Mulle ei meeldi mõte selle eest tasu küsida. Aga samal ajal ei ole õiglane, et meie kaitseme seda väina kogu maailma, Hiina ja kõigi jaoks. Mul ei ole midagi selle vastu, et kaitsta seda Hiina või kellegi teise jaoks, aga see on ebaõiglane, kui meid selle eest ei kompenseerita. Me oleme seda teinud juba palju aastaid ja see häirib mind. See on mind häirinud juba 25 aastat. Oma esimesel ametiajal nõudsin ma näiteks, et investeeringud tehtaks Ameerika Ühendriikidesse. Ja kui seda nii teha, siis pole mingit tasu. Nad investeerivad ja saavad oma raha per tulu ning see on hea. Aga nad hakkavad tegema massiivseid investeeringuid Ameerika Ühendriikidesse.
ja see on midagi, mis mulle väga meeldib. Kas ma võin küsida tänase kohtumise kohta ja kas te rääkisite ka OPEC-ist? On teateid, et Iraan survestab OPEC-it muudatuste tegemiseks, soovib suuremat osa ja kaalub isegi organisatsioonist lahkumist. Kas ta lahkus? Kas ma võin sellelt härrasmehelt küsida, mida ta siin teeb, tahad teada? Peaminister, kas kavatsete OPEC-ist lahkuda või sinna jääda? Võitleb muutuste eest. Ja kas teie toetaksite teda, härra? Mina toetan teda, aga sina? Toetasin teda juba väga varakult. Andsin talle oma toetuse, mida ma harva teen, kuid mul on selles edu olnud. Meil oli just Kolumbia, mis oli suur võit. Argentiina oli teine suur võit. Meil on olnud palju selliseid. Andsin oma toetuse, ma arvan, et kõik, keda ma välismaal toetanud olen, lihtsalt võidavad. Ja tead, ma olen kuulnud väga häid asju. Olen suur ajaloohuviline ja ma tean tõesti palju Iraagi ajaloost. Ja ma jälgisin, mis Iraagis valimistele toimus. Ja ma andsin väga tugeva toetuse, sest olin väga rahulolematu mehega, kes oleks pidanud valimised võitma. Ja see suurepärane härrasmees, ma arvan, et temast saab lõpuks suur juht. Ta võitis ja ma olen väga õnnelik. Mis puudutab OPEC-it, siis see otsus on tema teha. Võib-olla peaksite temalt küsima. Ei, OPEC-i puhul oleme selle asutajariikide seas, kuid me tahame oma õigust ja õiglast kvooti Iraakile. Iraak võitles Daeshi ja kogu terrorismi vastu Ameerika Ühendriikide toetusel. Sõda Daeshi vastu oli kallis ja hävitas Iraagi infrastruktuuri. Kahju Iraagile ületab $400 miljardit. Siiani on linnad hävitatud ja paljud elavad laagrites. Mul on plaan nad tagasi tuua. Õiglane kvoot Iraagile. Kui sa mäletad, siis isegi tsiviilisikuna ja ilma igasuguse kavatsuseta presidendiks kandideerida, sain ma ebaproportsionaalselt palju tähelepanu, nagu sa ilmselt kuulnud oled. Ja ma ütlesin alati, ärge minge Iraaki, ärge rünnake Iraaki. Ausalt öeldes ründasid nad valet riiki ja põhjustasid palju kahju. Aitäh! Arvestades Iraani käitumist, kas te kahetsete, et tühistasite mereblokaadi või andsite sanktsioonidest erandeid? Ei, ma andsin neile võimaluse. Ma tahtsin neile võimaluse anda kokkuleppe sõlmimiseks. Me leppisime kokku 2 päeva tagasi. See oli tehtud, aga äkki nad ei saanud hakkama. Neile ei meeldinud miski kokkuleppes. Nad ei suutnud seda täita. Ja nemad tulistasid esimesena. Ning see oli suur viga, et nad esimesena tulistasid, sest me oleme nendega nüüd lõpparve teinud. Nad on väga keerulised inimesed. 47 aasta jooksul oleme me seda talunud. USS Corvamore, kui sa ajas tagasi lähed, siis tuhanded inimesed, tuhanded ameeriklased on tapetud. Paljud sõdurid on tapetud. Paljud sõdurid kõnnivad ringi või ei suuda isegi kõndida. Ma mõtlen, nad said nii raskelt vigastada. Kätes, jalgades, näos, Soleimani ja pommiga. Nad nimetavad seda teeäärseks pommiks. Enamik inimesi nimetab seda teeäärseks pommiks. Sii on katastroof. Ja ma tapsin ta oma esimesel ametiajal. Kui ma poleks seda teinud, oleks ajalugu võib-olla täna teissugune. Ta oli hull geenius. Ta oli hull, tõenäoliselt hullumeelne, aga ta oli kindral ja tal oli täielik kontroll riigi üle. Ja ma tõesti arvan, et Iraani juhid kartsid Soleimani. Aga mina tapsin ta. Ja muide, koos temaga sai surma ka üks väga halb inimene. Nad kohtusid lennujaamas ja üks väga halb inimene Iraagist, kes juhtus olema Iraagi juht, sai samuti selles samas juhtumis surma. Nii et ma ei tea, kas ma tegin sulle teene või mitte. Ma pole sulle seda küsimus kunagi esitanud. Tõenäoliselt teaksid sina seda paremini kui mina. Aga ma arvan, et see, mida me Iraaniga tegime, oli peaaegu kogu nende sõjalise võimekuse äravõtmine. Jätka. Selgita seda. Ta peab seda kuulma. Selgita, tol ajal ma ei tegelenud poliitikaga ja iga kord, kui tahtsin rääkida tulevikust, sellest, mida me tegema hakkame, selgitasid nad mulle hiljutist minevikku. Aitäh, härra president ja härra Kurdistan. Härra president, aitäh teie aja eest. Eelmisel aastal mais allkirjastas Kurdistani piirkonna peaminister Masroor Barzani umbes $110 miljardit väärtuses energiaalaseid lepinguid Ameerika ettevõtetega siin Washingtonis DC's. Härra president, kui Bagdad ja Erbil teevad paremat koostööd, võib see investeering kasvada ja kasvada. Mis on teie sõnum ja nõuanne Bagdadi ja Erbili juhtidele, et nad teeksid koostööd? Miks ma seda küsin?
sest teie olete meie imetegijad, härra president. Mulle meeldib see küsimus. See on siiani kaugelt mu lemmikküsimus. Suur tänu selle küsimuse eest. Vaata, Bagdad, ma arvan, ja mina ja see riik, me teeme koos imelist muusikat. Viimasel ajal me pole eriti suhelnud. 4 või 5 aastat eelmise valitsuse ajal. Iraakil on tohutu potentsiaal tänu oma naftale ja ka muudel põhjustel, kuid peamiselt just oma nafta tõttu. Ja me teeme palju äri, loome palju töökohti mõlemas riigis ja pumpame välja palju naftat. Väga palju naftat pumpatakse välja ja Ameerika ettevõtted teevad seda. Praegu on need peamiselt Ameerika ettevõtted, nad ei taha teistega äri teha. Nad tahavad äri teha Ameerikaga ja see on hea. Ja see on üks põhjusi, miks ma tundsin nii tugeval, et sellest saab suurepärane peaminister. Ja ma võitlesin selle eest. Kuidas te kirjeldaksite oma suhted Kurdistani regionaalvalitsusega praegu, sest peaminister tegi eile avalduse ja näitas teile täielikku toetust? Iga Iraagi piirkond on nagu kehaosa. Ma ei tee vahet ühe või teise osa vahel, ega saa ka osa oma kehast ära lõigata. Kurdistan on elutähtis osa Iraagist, täpselt nagu Basra või teised provintsid. Aga kuna tema kohta on öeldud nii häid asju, kas see tähendab, et talle meeldib see mees, kes neid häid asju ütles? Palun, võite jätkata. Aitäh, president. Mul on teile üks küsimus ja teine peaministrile. Aitäh. Esimene küsimus, härra peaminister. Miks valisite Ameerika Ühendriigid oma esimeseks kaubanduspartneriks? Ja milliseid konkreetseid meetmeid te Iraaki naastes astute, et tagada Washingtonis sõlmitud kokkulepete elluviimine? Ja finantsiasjatundjana analüüsisin ma majanduslikku olukorda. See nõuab partnerit, kellega seda vastutust jagada ja peamine neist on Ameerika Ühendriigid. Seega ei olnud minu visiit ei lühike ega asjatu ning see polnud emotsionaalne, vaid ratsionaalne. Inflatsioon aeglustus eelmisel nädalal 3,5%-ni. Jah, aitäh. Kas see jätkub nüüd ilma streikide probleemita? Ma arvan küll. Ma arvan, et jätkub. Inflatsioon on langenud. Me pärisime oma riigi ajaloo kõige hullemat inflatsiooni. 48 aasta jooksul oli see riigi ajaloo halvim. Bideni unise Joe ajal. Ta võib olla unine, aga keegi ei tekita inflatsiooni nii nagu tema. Ma pärisin selle ja mind süüdistati, aga see ei ole minu süü. Me paneme sellele punkti ja oleme teinud suurepärast tööd. Scott, Howard, Marko ja Pete, sest tema hoiab oma rahal silma pealeks. Aga nad tegid fantastilist tööd. Me kõik tegime fantastilist tööd. Siis tuli meie riigi ajaloo halvim inflatsioon, kogu meie ajaloo jooksul. Ma tahan öelda, meil oli kuid, kus oli 9-10%. Ja nüüd on meil just ilmunud aruanne, see tuli just välja, aitäh. Aruanne oli uskumatu. Inflatsioon langes päris palju. See tähendab, et hinnad langevad palju ja me teeme suurepärast tööd. Pea seda meeles valimisteks, pea meeles vahevalimisi, ma ütlen sinna kaamerasse, pea seda meeles, sest keegi teine pole suutnud seda teha. Hinnad langevad märkimisväärselt ja me vähendame neid veelgi rohkem. Inimesed üle kogu maailma ootavad teie neljapäevast teadet hääletusmasinate ja valimiste aususe kohta. Kas saate meile anda eelvaate, mida oodata? Aitäh. Ma jätan selle hilisemaks. See puudutab seda teemat ja meil on rohkem öelda. Aga jälgige inimesi, kes vaatavad. Ma eelistan siiski hiljem rääkida, aga see on tõesti suur uudis. See on tõesti suur uudis ja meie riik peab end korda seadma. Aga just sellest me neljapäeva räägimegi. Pole midagi olulisemat, sest ilma vabade ja õiglasete valimisteta pole sul riiki. Arutame ka muid asju, aga see saab olema väga tähtis teadanne. Ja, just. Härra president, jah. President, teie valitsus püüdis kujundada Iraagi juhtkonda ja siduda Ameerika toetuse Iraani-meelsete relvarühmituste relvitustamisega. Kuna 15. septembri tähtaeg läheneb, mis juhtus Bagdadis? Kas see ongi kõik? Ja kas Ameerika Ühendriikide vägede väljaviimine Kurdistanist toimub endiselt plaanipäraselt? Kõik on korras. Meil on siin suurepärane. Praegu ma isegi tellisin ootamatu lõuna, eks. Nii et niimoodi. Aga ei. Tavaliselt ma arvan, ma pole kunagi nii teinud, et me ei söö lõunat. Ma ütlesin, lähme lõunale, sest mulle ta meeldib.
vähemalt korra. Mulle ta meeldib, nii et ma arvan, et see kõik läheb väga hästi. Härra, kas kavatsete 1 või 2 nädala jooksul Venemaa vastased sanktsioonid heaks kiita? Kas te allkirjastate selle? Noh, ma tean, et Lindsey Graham tahtis seda väga. Ma arvan, et nad võivad lisada Iraani. Nad lisavad Iraani, mis on väga oluline, kui nad seda teevad. Nad võivad lisada ka Hezbollah, et toetada sanktsioone, kui teete äri Hezbollahga. Nii et me kaalume seda, aga nemad... Nad mõtlevad sellele tõsiselt ja see on austusavaldus Lindsey'le. Lindsey. See oli tema asi. Ta tahtis seda rohkem kui midagi muud tead. Sa tead, kuidas ta end tundis. Ja on suur tõenäosus, et see juhtub. Aga nad tahaksid sellesse kaasata Iraani ja Hezbollahd. Nii ma olen kuulnud. Kui Hiinale, Indiale ja Euroopale kehtestatakse teiseseid sanktsioone? Aga eks näis. Seda ei ole arutatud. Peaminister Al-Kadhimi ei suutnud viia riigi kontrolli alla seda, mis on relvarühmituste käes. Kuidas teie otsus aitab teil seda visiooni ellu viia? Ja minu teine küsimus, kuidas te näete tulevasi suhteid Kurdistani piirkonna ja Iraani vahel? Ma arvan, et kõik läheb hästi. Ma arvan, et inimesed on Lähis-Idas usu või mitte, on ühinemas. Me vabaneme Lähis-Ida kiusajast. Iraan oli Lähis-Ida kiusaja. Nad kiusasid Iraaki, nad kiusasid kõiki riike. Nad olid nad. Kogu Lähis-Idas tunti hirmu teiste riikide ees. Ma saan sellest aru, aga hirm oli olemas. Aga enam pole hirmu, sest nende sõjaline võimekus hävitati. Ja enam pole hirmu. Ma arvan, et Lähis-Ida ühendub nagu kunagi varem. Sa ei saa lasta domineerival jõul nagu Iraan, kes tapaks 52 000 meelevaldajat. Sa tead seda ja nad tapsidki. Keegi taha sellest rääkida. Ka mulle ei meeldi sellest rääkida. Nad tapsid 52 000 meelevaldajat. Nii et lõpuks usuma kõik piirkonnad ühenduvad ja see siin saab kindlasti olema üks suurtest juhtidest. Ta saab olema üks Lähis-Ida suurtest juhtidest. Palun jätka. Ja, palun selgita seda. Ja ma arvan, et me võiksime sellest väga kaua rääkida, aga mis tähtis on, et praegu on meil fantastilised suhted paljude riikidega. Ma just tulin tagasi NATOst. Paljud teist olid seal ja nägid, kuidas see juhtus. See oli fenomenaalne. Ausalt öeldes oli see peaaegu nagu pidustus. Ja nad armastavad Ameerika Ühendriike. Ma isegi meeldin neile, aga nad armastavad Ameerika Ühendriike. Ja me hakkame seal kulusid kärpima $100 miljardite võrra. Võib-olla. Aga NATO üritus oli uskumatu. Tänane üritus on uskumatu. See on potentsiaalselt väga suur riik ja paljud inimesed ütleksid, et see ongi suur riik. Me aitame, me tahame aidata. Meil on suurepärased suhted uue peaministriga. Ta on tugev inimene. Ta on väga tark mees, ta on väga tunnustatud, muidu ta poleks seda valimist võitnud. See oli väga konkurentsitihedad valimised ja tema tuli võitjana välja ning see on suur saavutus. Ma mõtlen, see on tõesti suur lugu. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et Ameerika Ühendriigid pole kunagi varem paremas seisus olnud. Meil läheb hästi. Täna töötab Ameerika Ühendriikides rohkem inimesi kui kunagi varem ajaloos. Aitäh. On rohkem ehitisi, tehaseid, tööstusi ja tehisintellekti. Autotehaseid ehitatakse rekordarvudes, rohkem kui kunagi varem. Tollimaksud on. Tollimakse on kasutatud läbimõeldult ning ettevõtted ja riigid tulevad massiliselt riiki tehaseid ehitama, sest nii ei ole tollimakse. Meil on $19,2 triljonit. Bideni valitsusel oli 4 aastaga alla 1 triljoni. Me oleme 12 kuuga jõudnud $19,2 triljoni. Keegi pole kunagi midagi sellist näinud. Meie suhted Iraakiga on, ütleksin, muutunud mitte eriti headest suurepärasteks. Ja meil saab olema pikaajaline suhe Iraakiga. Meil saab olema pikaajaline suhe mehega, kellest saab suur juht. Sa näed, võid üles kirjutada, mida ma ütlen. Ma teadsin, mida ma teen. Sellest meest saab suur juht Lähis-Idas. Tema mõju levib üle kogu Lähis-Ida ja me oleme väga õnnelikud. Õnnelikud, et ta on meiega. Suur tänu. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt Pixi võtme kaudu, mis ilmub teie ekraanile. Oleme iseseisev kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.